Tere tulemast! Täna süveneme ühte tõeliselt suurde küsimusele, mis on vaevanud nii filosoofe kui ka meid kõiki tänapäeva elus. Mis asi see tõde siis õiguspoolest on? Ja et sellest sotti saada, alustamegi otse selle keskmes olevast konfliktist, vastaseisust, mis on seda arutelu, juba sajandeid vorminud. Nii, esimene peatus. Et mõista seda, mida me nimetame tõejärgseks maailmaks, peame me kõigepealt minema tagasi juurde, sinna klassikalisele filosoofilisele lahinguväljale. Sellel lahinguväljal on, laias laastus 2 vastasleeri. Ühel pool on absolutism. See on see idee, et on olemas mingid tõed, vähemalt mõned neist, mis on täiesti universaalsed ja püsivad. Teate küll sellised, mis ei sõltu ajast, kohast ega isegi kultuurist. Ja nagu siit näha, siis need 2 suurt leeri, absolutism ja relativism, ei ole sugugi nii lihtsad. Nad hargnevad veel peeremateks ideedeks. Näiteks ühes äärmuses on monism, mis põhimõtteliselt ütleb, et on ainult üks ja ainus õige arvamus. Ja teises äärmuses on subjektivism, mis väidab, et tõde, see on igaühe jaoks täiesti isiklik asi. Okei, lähme nüüd teooriate juurde. See siin on ilmselt kõige vanem ja ütleme ausalt kõige intuitiivsem neist. Korrespondentsi teooria. See on see lihtne mõte, et väide on tõene siis, kui see, vastab reaalsusele. Kui ma ütlen, et õues sajab vihma ja aknast välja vaadates tõepoolest sajab, siis see väide on tõene, lihtneks. Aga asi läheb keerulisemaks. Mis siis, kui tõde ei ole üldse seotud sellega, mis toimub väljaspool meid? Mis siis, kui tõde on hoopis meie uskumuste süsteemi sisemine loogika ja järjespidevus? See ongi koherentsteooria põhiidee. Üksik väide on tõene, kui ta sobib kokku kõigi teiste meie uskumustega, ilma et tekkis vastuolu. Ja siis tulevad pragmatistid, kes ütlevad, oodake natuke. Nende jaoks on tõde hoopis see, mis töötab, mis on kasulik. See on see lõplik arvamus, millele kõik uurijad jõuaksid, kui neil oleks lõputult aega asja uurida. Ühesõnaga, tõde on see, mis pikas perspektiivis end õigustab. Nii, need olid need klassikalised teooriad. Nad panid paika mängureeglid. Aga siis tuli modernne filosoofia ja viskas piltlikult öeldes malelaua uppi. Esitati üks radikaalne küsimus, mis muutis kõike. Ja selle küsimuse esitaja oli suuresti Friedrich Nietzsche. Tema tuli ja ütles midagi täiesti šokeerivat. Ta väitis, et see meie suur tõeotsing või tahe tõe järele, see on tegelikult lihtsalt maskeering. See on hoopis võimutahe. Tõde ei ole midagi, mida me avastame, vaid see on vahend, millega me kehtestame võimu. Mõelge korraks sellele. See ei ole enam mingi abstraktne filosoofiline jura. Sellele ideel on väga reaalsed ja sügavad tagajärjed. See mõjutab otseselt seda, kuidas meie maailm täna toimib. Milline näebki välja maailm, kus tõde on lihtsalt võimutööriist? Jess, vaatamegi nüüd lähemalt, kuidas see objektiivset tõe kritiseerimine meie ühiskonnas päriselt välja näeb. Siin tuleb mängu teine suur mõtleja, Michel Foucault. Tema arendas seda ideed edasi. Tema jaoks on tõde alati võimufunktsioon. Ühiskonnad loovad tema sõnul niinimetatud tõerežiime. Need on süsteemid ja institutsioonid, mis toodavad seda, mida me peame tõeks, et meid indiviide kujundada ja kontrollida. Nii et kui me võtame Nietzsche't, Foucault ja teised sarnased mõtlejad kokku, siis näeme, et nad kõik tegelevad tõe lahtivõtmisega, selle dekonstrueerimisega. Tõde pole enam püha ja objektiivne, vaid see on paljastatud kui võimutööriist, sotsiaalse kontrolli vahend või lihtsalt ühiskondlik kokkulepe. Okei, aga mis siis juhtub, kui terve ühiskond hakkab niimoodi mõtlema? Kui me loobume ühistest faktidest? Tagajärjed on päris tõsised. Sellel nähtusel on ka täiesti tänapäevane nimi. Maineka Rand Corporationi teadlased on hakanud seda kutsuma tõelanguseks. See ongi see olukord, kus faktide ja analüüsi roll avalikus elus aina väheneb. Ja see toob kaasa 4 eriti vastikut asja. Esiteks meie omavaheline arutelu, see kodanikudiskurss lihtsalt mureneb. Teiseks, poliitika läheb lukku, tekib halvatus. Kolmandaks, inimesed lihtsalt ei viitsi enam kaasa lüüa. Nad eemalduvad kõigest. Ja 4, tekib tohutu ebakindlus, isegi riiklikul tasandil. Ja kõige selle tulemus on midagi, mida me kõik ilmselt tunneme. See on süsteemne usalduse kadu. Me ei usalda enam neid institutsioone, kelle ülesanne ongi meile fakte pakkuda. Ei meediat, ei teadust, ei valitsust. Okei, pilt on päris sünge.
aga pärast selle suure ühiskondliku kriisi kirjeldamist peame me küsimuse pöörama sissepoole, meie endi poole. Mis on meie isiklik vastutus selles kõiges? Just! Kui me elame maailmas, mis on täis valeinfot ja kus tõde on justkui languses, siis mis on sinu ja minu roll? Kas meil on mingi moraalne kohustus tõde otsida? Filosoofid on sellele mõelnud ja neil on selle jaoks ka termin – episteemiline kohustus. See kõlab keeruliselt, aga mõte on lihtne. See on moraalne kohustus, mis meil kõigil justkui on, et otsida tõde. See pole lihtsalt uudishimu, vaid lausa eetiline nõue, sest ilma selleta ei saa olla ei õiglast ühiskonda ega mõistlikke otsuseid. Aga kuidas seda kohustust siis täita? See ei ole lihtsalt ilus mõte, see nõuab ka praktilisi samme. Esiteks, intellektuaalne alandlikkus. Tunnista, et sa ei tea kõike. Teiseks, otsi aktiivselt erinevaid vaatenurke, ära jää oma mulli kinni. Kolmandaks, püüdle toimiva kokkuleppe poole, tegutse selle parima info alusel, mis meil on. Ja neljandaks, kõige tähtsam ehk, suhtle teistega empaatiliselt ja julgelt. Aga nüüd jõuame viimase ja võib-olla kõige keerulisema paradoksini. Ühelt pool on see kohustus teada, aga teiselt pool on meil ju ka täiesti kehtiv õigus isiklikule autonoomiale, õigus ise otsustada. Ja see viib meid ühe väga põhimõttelise küsimuseni, millele polegi lihtsat vastust. Kui tõe otsimine on meie kohustus, siis kas meil on ka õigus sellest keelduda? Kus täpselt jookseb piir meie eetilise kohustuse ja meie õiguse vahel vaadata kõrvale, õiguse vahel mitte teada?